Tervist! On teil kunagi olnud see tunne, et peab iga sõna hoolikalt kaaluma või et keegi justkui kogu aeg vaatab pealt? Just sellest me täna räägimegi. Miks see pidev enesekontroll ja valveloek on hiilivalt saamas meie uueks normaalsuseks? Ja see küsimus siin, see tapab otse naelapea pihta, eks. See tunne, et kas ma olen tõesti ainus, kes igatseb aegu, mil me end vähem jälgisime. See pole lihtsalt mingi uitmõte. See on see näriv tunne, et vabadus olla lihtsalt sina ise, ilma filtrita, on kuidagi vaikselt kadumas. Ja see pole pelkalt kujutlus, vaid see mõjutab meie elu vägagi reaalsetel viisidel. Niisiis, alustame sellest, mis on need jälgimise erinevad näod. Sest see pideva jälgimise tunne ei ole üks suur ja ähmane asi. See koosneb tegelikult mitmest väga erinevast osast, mis on meie igapäevaelu peaaegu märkamatult sisse imbunud. Vaatamegi neid nüüd lähemalt. Okei, laias laastus saame selle jaotada 3. Kõigepealt on see, mida me kõik näeme. Füüsiline jälgimine. Kaamerad igal nurgal, vanemate mure laste pärast, mis viib asukoha jagamiseni, see on muutunud täiesti normaalseks. Siis on sõnaline jälgimine. See on see väike hääl sinu peas, siis sisemine politseinik, mis sunnib enne rääkimist 2 korda mõtlema, kartes kedagi riivata. Ja lõpuks muidugi digitaalne jälg, kus iga meie samm internetis võib jääda sinna alatiseks. Mõelge näiteks paaridele, kes kasutavad teineteise asukoha jälgimiseks rakendusi. See tavaline vabandus, mul pole ju midagi varjata, kõlab küll loogiliselt, aga see tekitab olulise küsimuse. Mis on saanud privaatsusest? Soov mitte olla pideva pilgu all ei tähenda ju, et sul on midagi varjata. See on lihtsalt soov omada isiklikku ruumi. Ja siit me jõuamegi teises osani. Sõnade valvamine. Asi pole enam ammu ainult kaamerates või äppides. See jälgimine on kolinud ka meie vestlistesse. Tundub, et üha enam peame oma sõnu kaaluma isegi kõige lähemate sõprade seltsis. See tsitaat siin võtab selle tunde ideaalselt kokku. Ma tunnen, et kõnnin nagu munakoortel. Kujutage ette õhtusööki, kus keegi viskab nalja ja teine ütleb kohe, selliseid asju vist enam ei öelda. Just see hetk, kus vaba naer asendub ebamugava vaikusega, see ongi see sõnade valvamine päris elus. Ja see ei toimu ainult isiklikes vestlustes. Hea näide on Quebeci sari Le Boys, kus ühest hiljutisest lavaetendusest kirjutati välja tegelane Leopold, sest tema paksonalju ei peetud enam sobivaks. Mis kunagi oli täiesti tavaline huumor, on nüüd luubi all. Ja see viib meid 3. ja võib-olla kõige hirmuäratavama jälgimisvormini, püsiva salvestiseni. Enne internetti olid nooruse rumalused lihtsalt lood, mille üle hiljem naerda. Nüüd on need potentsiaalselt igavene tõendusmaterjal sinu vastu. See võrdlus siin näitab seda muutus väga selgelt. Vanasti, nagu vasakul näete, levisid jutud suus suhu ja lõpuks unesesid, aga nüüd, nagu allikas ütleb, kuvand jääb. Üks ainus halb hetk, mis on filmitud ja internetti pandud, võib su mainet määratleda aastaid. See õigus eksida ja sellest õppida on asendumas hirmuga saada igaveseks sildistatud. Okei, me oleme nüüd probleemi tuvastanud. Me jälgime ennast füüsiliselt, sõnadega ja digitaalselt. Aga miks? Mis selle kultuurilise muutuse taga tegelikult on? Vaatame, mida allikamaterjal selle kohta pakub. Ja siin on üks teooria, mida toetab ausalt öeldes täiesti šokeeriv statistika Quebecist. Mõelge korraks sellele. 50ndatel pidas ennast tähtsaks isikuks vaid 10% inimestest. Fookus oli perel, kogukonnal. Nüüd kerime edasi 80ndatesse ja see number on hüpanud 80% peale. See on meeletu nihe individualismi suunas ainult 1 põlvkonna jooksul. Ja nüüd on praegu igaüks meist omaenda elu peategelane. See ongi siin see otsustav küsimus, sest kui peaaegu kõik peavad ennast tähtsaks, muutub igaüks ka palju tundlikumaks igasuguse kriitika ja solvangute suhtes. Teiste sõnad ei ole enam lihtsalt sõnad, vaid potentsiaalne rünnak sinu identiteedi peada. Ja see viib meid ühe võtmemõisteni, mida allikas kutsub prantsuse keeles ressentiment. Mida see tähendab? Sisuliselt seda, et kellegi subjektiivne tunne, näiteks mind see kommentaar riivas, võetakse ja muudetakse justkui objektiivseks tõeks. Ja kui kellegi tunne on fakt, siis peavad kõik teised oma käitumist muutma, et seda tunnet mitte kunagi uuesti tekitada. Aga kust need uued kirjutamata reeglid tulevad? Arvatakse, et see võis alata ülikooli linnakutes, kus teatud ideed muutusid normiks. Või siis interneti kajakambrites, kus sarnaselt mõtlevad inimesed üksteise vaateid võimendavad, kuni need tunduvadki universaalse tõena.
Ja siin on peidus üks huvitav iroonia. Mäletate, kuidas me koolis vihkasime korrapidajaid, kes teiste järel nuhkisid, aga täna on teiste inimeste sõnade parandamisest ja nende eksimustele tähelepanu juhtimisest saanud omamoodi voorus. Olla see, kes märkab ja korrigeelib, on justkui uus staatuse sümbol. Ja see kõik viib meid lõpliku küsimuseni. Soov luua lahkamat ja kaasavamat maailma on kahtlemata hea ja õilis. Aga kas me oleme selle käigus loomas reeglide ja enesetsensuuri võrgustikku, mis lämmatab spontaansust, huumorit ja lõppkokkuvõttes ka vabadust? See on küsimus, mille üle tasub meil kõigil mõelda.